Tantsupidu tähendab vaataja jaoks sirgeid ridu, sükroonseid liikumisi, värvikaid kostüüme ja võimsat muusikat, mis täidab kogu ruumi. See on harmoonia, täpsus ja ilu, mis on viidud täiuseni, kuid selle nähtava kerguse taga peitub teine maailm, telgitagused, koht, kus ei ole aplausi, kuid just seal sünnib tõeline ime. Kui tribüünid on veel tühjad, elavad telgitagused juba oma elu. Siia tullakse varakult, kottide, kostüümide, termoste ja kerge ärevusega südames. Keegi saab riideid valmis, keegi kontrollib rekvisiite, keegi istub vaikselt ja kogub mõtteid. See on vaikne hommik, kus tantsu rütmi veel ei ole, kuid selle aimdus on juba olemas. Esmapilgul on telgitagused täis sagimist. Keegi otsib teist kinga, keegi kohendab pärga. Keegi kiirustab oma rühma juurde, kostavad katkised laused, naer ja kiired sammud. Aga selles kaoses on oma loogika. Tasapisi loksub kõik paika, kostüümid pannakse selga, read moodustuvad, rollid jagunevad, igaüks teab oma kohta, isegi siis, kui kõik näib segane. Kuidas te saite tantsupeo pealavastajaks? See on vist natuke pikem lugu isegi, et ma olen tegelikult lapsest saadik olnud seotud siis rahvatantsu ja tantsupidudega, sest just kohe, kui mina ei sündinud, asus mu ema Ene Jakobson õppima Tallinna Ülikooli tantsuerialale ja peagi lõi ka oma tantsuansambli Sõleke, millest täna on siis välja kasvanud Tallinna huvikeskus Kullo tantsuansambli Sõleke, mis saab siis peagi juba meil 50-aastaseks. Ja päris väiksena alustasin ka ise oma esimesi tantsusamme tantsuansamblis Sõleke ja hakkasin ka ema järgedes kohe tantsuõpetaja tööd tegema ja gümnaasiumi lõpetades siis ei olnudki nagu muid mõtteid, kui minna ka ise tantsu õppima, sest see tundus, mu elu oligi tants ja lõpetasin ka koreograafi lavastaja eriala magistratuuris. Ja olles tubli tantsuõpetaja, viies siis tantsupeole mitmeid tantsurühmi, siis osutusin valituks ühel hetkel ise nurgajuhiks, sealt edasi tantsupidudel juba liigijuhtide assistendiks ja aastast 2011 olen ma siis järjepidevalt olnud ka ise erinevate liikide juht siis tantsupeol. Ja 2019, kui juubelipidu, siis Vaike Rajaste kutsus mind lisaks siis valiksega rühmade liigi juhtimisele ka endale assistendiks, ta oli ise siis pealavastaja ja sealt ma sain veel väga häid kogemusi juurde ja pasvas minusse soov, et ma võiks ikkagi ühel päeval ise ka tantsupeo pealavastaja olla. Ja kui Eesti Laulu Tantsupeo Sihtasutus korraldas taas siis 21. tantsupeo pealavastaja leidmises konkursi, siis ma kandideerisin sinna, esitasin oma nägemuse, käisin mitmel vestlusel ja osutusingi valituks. Kas sa mäletad, mida sa tundsid, kui said teada, et oled tantsupeo pealavastaja? Ma olin äärmiselt õnnelik, sest see on olnud üks minu suur soov ja unistus. Kus sa inspiratsiooni saad? Kõige rohkem mind inspireerivad tegelikult oma tantsijad Sõlekesest. Tantsijad, kui sa näed neid tantsimas, nende arengut, nende soovi ja tahet tantsida, siis see inspireerib väga palju ja paneb ka looma. Aga loomulikult korjan väga palju inspiratsiooni loodusest, maasikametsast, merelt ja ka tänaval mööduvad inimesed, kui ühistranspordist teinekord oli väga põnev. Kõik see nagu koguneb ja annab midagi juurde ja jagab sulle siis tundeid ja emotsioone ja mõtteid, mida jagada ja millest edasi liikuda. Mida teeb tantsupeo pealavastaja? Tantsupeo pealavastaja tegevus on 3 aastat väga intensiivset tööd ja samas väga põnevat tööd. Et hästi palju uusi kogemusi kindlasti, et see on üks suur meeskonna töö, et midagi sa ei tee seal üksi, seal taga on väga suur meeskond tegelikult ja ka selle meeskonna juhtimine.
Ehk siis kõigepealt tantsupeo pealavastaja paneb kokku oma väikese meeskonna, kus kuulusid siis antud juhul viimasel tantsupeol praegu tantsualane assistent, ehk siis nagu pealavastaja assistent, dramaturg assistent, muusikajuht ja Tantsulaulu sihtasutuse poolt siis ka tantsupeo toimetaja. Ja nendega koos siis pannakse kokku esimene selline põhi, mõeldakse välja liigijaotus ja siis pealavastaja valib ka liigijuhid. Võtab nendega ühendust, kutsub neid punti. Mingil hetkel siis kutsuvad nemad omale veel punti omakorda assistendid, et igal liigijuhil on siis 2-3 assistenti vastavat liigi suurusest. Ja seejärel siis koos selle lavastusgrupiga istutakse maha ja tehakse siis sellest nägemusest tõesti siuke suur lavastuslik idee ja kontseptsioon, et see kasvab töö käigus, kõik, kes on töögruppi kutsutud, kõik panustavad. Et samuti siis tehakse eraldi tantsurepertuaari valik, kui liigid on jaotatud, on vaja leida uusi tantse, teha kokkuleppeid, et kes loob uusi tantse, kes leiab kuskilt mõned vanemad lood ülesse. Mida kujutab ennast tantsupeo muusikajuhi roll? Muusikajuhi roll tantsupeol on, seda võib ette kujutada aga kui muusiku rolli, et võib-olla see muusikajuht ajab segadusse, vähemalt ise mina tundsin ennast selles protsessis ennekõike muusikuna. Ja siis meil oligi koosolekud ja see protsess oli niimoodi, et meil oli seal võib-olla paarkümmend tantsijat, tantsujuhti ja üks muusik. Ja selle tegevuse käigus siis tekib ideid, mida üks muusik enam ruumis ei suuda ära teha, ära katta. Ja siis sünnib loomulikult, tekib muusikajuhi roll. Ehk et tuleb hakata kaasama enda ümber teisi muusikuid, teisi loojaid. Ja ütleme, kui jah, sellisena seda protsessi ette kujutada, siis minu peast umbes selline on, et muusikajuht on siis see, kes ütleme nii, aitab ellu viia tantsijate muusikalised ideed, unistused ja soovid. Ja siis selle töö käigus on vaja mida iganes teha, muusikat välja mõelda, leida muusikuid, stuudiosse minna ja nii edasi, et need muusikalised soovid ja ideed ellu viia. Miks just teid valiti 2025 tantsupeo Isamaa muusikajuhiks? No, ise oma. Ise oma. Mind valiti, ega ma täpselt ei teagi, kuidas mind selle ise oma tantsupeo muusikajuhiks valiti. Küll aga ma mäletan väga täpselt seda hetke, kui mulle see idee teatavaks tehti ja selle taga oli sellel hetkel siis eelmise üldtantsupeo muusikajuht Toonja Tamra, kes mulle helistas ja seda ideed tutvustas ja küsis, et kas ma oleksin nõus, kui nüüd selline pakkumine tuleks, et hakata tantsupeo muusikajuhiks. Nii et minu jaoks on see jah tulnud Toonja Tamralt läbi ühe telefonikõne. Kas te saaksite rääkida paari sõnaga oma muusikalisest taustast? Minu enda muusikaline taust on ennekõike võib-olla džässmuusikaga seotud. Kui võtta nagu muusikaliste koolidega ja õpingutega see rada kokku, siis on seal Kuressaare muusikakool, kus ma lõpetasin puhkpillidega, saksofoniga, klarnetiga. On see taust, sealt hakkasin õppima kitarri ja sealt edasi liikusingi juba siis kitarri ja džässmuusika maailma vetes edasi Tallinnasse toonasesse Otsa kooli ja sealt edasi Viljandi Kultuuriakadeemiasse. Aga see džässmuusika on piisavalt
laialivalguv mõiste, vähemalt minu jaoks, et sellel teekonnal haarab endaga kaasa ka pärimusmuusikat ja popmuusikat või rokilikku muusikat. Nii et selline džässiliku improvisatsiooni, rõõmu ja vabaduse ümber teisi muusikažanre enda ümber koondav muusiku tee on mul olnud. Mis on teie arvates tantsupeo muusikajuhi töö juures kõige olulisem? Tantsupeo muusikajuhi töö juures on minu jaoks või oli minu jaoks kõige olulisem olla hästi paindlik, olla kohal ja tähelepanelik tantsujuhtide suhtes ja tantsuloojate suhtes. Püüda tabada nende soove. Ja olla valmis selleks, et esimesel korral võib-olla kohe selle soovi tõlkimine muusikasse ei pruugi õnnestuda. Et võib-olla tantsijal oli veel mingisuguseid nüansse, mida ta soovis selles muusikas leida, mis võib-olla esimese korraga kohe sealt välja ei tulnud, et siis olla paindlik ja teha neid asju veel ja teha neid asju uuesti, seni kuni see muusika saaks nagu jalgadesse. Mitme tantsupeo kunstilise toimkonna osa te olete olnud? Nii, see oli väga hea küsimus, Sten, et sellele vastust saada. Ma ise pidin ka minema avama täna siis ajalooraamatud ja tantsupeo ajalugu vaatama, ja tuleb välja, et jah, ma olen esimest korda 1982. aastal olnud siis Mait Tagul abiline ja ma panin isegi kirja ja 87. aastal tantsupeol oli siis minu esimene tantsupeol, mida siis Mait Tagu minult tellis, kes oli minuga õppejõud, eks ju, ma tellis siis mult tantsupeol, nii et siis ma olin nagu esimene tantsupi. Ja sellest ajast saati ma olen pidevalt olnud kas siis mingil määral assistent või liigijuht ja olnud seotud tantsupidudega. Kõik need tantsupeod kuni tänase päevani ma olen oma rühmadega ka osalen, nii et ma olen pidevalt selles rattas olnud, tantsupeo rattas. Kas mäletate, mis aastal esimest korda tantsupeol osalesite? Minu esimene oli siis, tantsupidu oli 79. aastal, mis ma olin Viljandi kultuurikoolis, õppisin näitejuhtimist, aga kuna selles koolis oli meestantsijatest puudusel tantsurühmas, siis kõiki meid näitejuhtimise eriala poisid olid siis kohustatud käima ka tantsutundides ja seal oli siis minu esimene kogemus ja esimene elamus siis tantsupeole. Et see oli siis esimene kord, kui ma läksin tantsupeole ja ju sealt tuli ka siis selline nakatus ja armastus nagu selle Eesti rahvatantsu vastu. Kust sai alguse teie armastus tantsu vastu? Jah, ma olen ise tegelikult olnud lastekodu poiss ja kui ma olin kuskil 7.-8. klassis, siis tuli üks õpetaja, ütles, et kohalikus kultuurimajas tehakse tantsurühma, seal on poistest puudu. Et kas sa läheksid ka sinna? No see oli suur meeste, see olid suured mehed juba tantsurühmas. Ja muidugi ma olin nõus sinna minema, sellepärast, et lastekodus oli ikkagi kord, et kell 9 või kell 10 olid voodis, aga mina sain siis veel minna kultuurimajja, mis oli kuskil 3 kilomeetrit jalgsi mööda metsalaeteed. Seal siis tegime tunnikene tööd ja siis jälle 3 kilomeetrit tagasi. Et see sinna mineks, sinna tuleks, oli hoopis tunduvalt huvitavam kui seal see tantsu õppimine. Aga see oli siis esimene kord ja kui üks naisterahvas oli siis keset saali, tal oli üks suur paks sinine raamat käes, sealt ta luges sammud ette, siis me tantsisime, ta luges, pärast ma sain aru, et see on see Ullo Toomi tantsupiibel, nii et siis oli esimene kord, kui ma siis puutusin üldse selle tantsuga kokku. Et see oli kuskil 6.-7. klass. Milline oli teie roll 2025. isa oma tantsumaa ettevalmistusprotsessis ja peaajal? Nii, see on siis see viimane pidu, mis nüüd sellel suvel oli ja mina sellel peol olin siis pealinna liigi assistent. Maria Upinsaar, minu õpilane, siis oli liigijuht
ja mina olin temal siis assistendiks seal kõrval. Ja teine oli ka see, et oli ka minu üks tants sellel tantsupeol, et mina Maria muidugi lavastas, aga mina sain siis seda nagu õpetada ja seminaridel näidata, nii et sellel peol ma olin jah assistendi rollis. Kuidas erineb assistendi töö liigijuhi tööst? Üldiselt nad on väga, assistent peab olema isegi taibukam, kiirem, kohanema, olema nagu hästi mobiilne. Üldtantsupidusid korraldatakse alates 1934. aastast. Seda korraldatakse iga 5 aasta tagant. Kõige hiljutisem neist oli 2025. aastal 21. tantsupidu ise oma, kuid tantsupeo ettevalmistamine on suurem protsess. Esimesed peod leidsid aset Kadrioru staadionil. 1950. aasta pidu toimus erandlikult lauluväljakul. Sellel peol plaaniti algselt Tullo Toomi, selle aja tantsupidude peakorraldaja, välja vahetada kogenenumate juhtide vastu, kuid pärast esimest proovi tagasi juhi positsioonile kustutsi. Alates 5. üldtantsupeost on kõik peod Kalevi staadionil toimunud. Üldtantsupeod pole ainukesed Eestis peetud tantsupidusid. 1962. aastast on koos noorte laulupeoga peetud ka noorte tantsupidusid. 2006. aastal toimus esimene meeste tantsupidu Rakveres. Kõik tantsupeod pole üleriigilised, korraldatakse ehk ka maakondade tantsupidusid. Tantsupidusid on võimalik vaadata ka otse-eetris ETV-s ja järelvaadatavad läbi Jupiteri. Kuid tantsupidu pole käkitegu, tantsijad teevad ka palju ettevalmistusi tantsupeaks. Tantsupidudeks hakatakse juba tantsõppima 2 aastat enne pidu. YouTube'is on ka olemas tantsupidude õppevideod alates 2007. Kuidas sa valid muusikatantsude jaoks? Kui lähtuda tantsupeo kontseptsioonist, siis tuleb see ikkagi kas vajalikust laulusõnumist, mis toetab siis meie loo jutustamist, või tantsusammustikust, tempost, stiilist, mida me peo kontekstis soovime kasutada mingil kindlal rühmaliigil. Sest tantsupeol on ka oluline, et oleks kasutatud nii pärimusmuusikat kui kaasaegsamat muusikat, oleks nii uut kui vana. Et näiteks möödunud nüüd ise oma tantsupeol olid meil piirkondlikud riigid ja seal oli väga oluline, et oleks kasutatud just antud piirkonnast pärit muusikapalad, tantsud, laulud, pillilood, et selles mõttes oli väga hea, kõik süübisid oma piirkonna sisse ja leidsid sealt õiged muusikad. Aga kui rääkida niisama tantsuloomest, siis tuleb lihtsalt teevad mõni hea lugu, tuleb su juurde ise. Kuuled nende muusikat, otsid, kes on selle autor, kes on seda loonud, kes laulab, kes esitab ja see lugu jääb sinus kuidagi elama, poeb su sisse kuskile sügavale ja hakkab tekitama see mingi tunnet, mis tahab hakata välja tulema, et tahaks selle looga midagi jutustada, tahaks midagi rääkida, tahaks sellele tantsusammud peale panna, et läbi selle siis ennast väljendada, et siis hakkad selle looga tegelema. Kuidas siis tantsu väljamõtlemine käib täpsemalt? Tantsu väljamõtlemine, no nii, et tegelikult kuulad ikkagi tihti peale 10 kordi lugu, et tuleks õige tunne peale. Et on jah mõned üksikud lood, mis kohe niimoodi kõnetavad, et saab hakata kohe tantsu looma, et kohe tuleb ja kohe tulevad sammud ja saab minna tantsijate ette neid proovima. Aga teinekord on vaja teha näiteks tellimustööd, sulle antakse lugu ette, nagu praegu just meil on käsi meeste tantsude loomine. Et ma olen seal siis valikrühmade või siis A-rühmade meeste liigijuht ja pean looma ka neile ise ühe tantsu. Eks siis antakse tellimus muusika ja siis kuuled seda nii palju, kui see siin kõnetama hakkab, see teema või sa pead tegema sinna. Et see on ka siuke põnev protsess, siis hakkavad sul järsku tekkima peas mingid siuksed või silme ees mingid liigutused, sammud, joonised, figuurid, et hakkad nagu nägema, see on nagu väljaku joonist tegema tantsupeoks, sest tegelikult pead nägema oma peas neid kujundeid, mis seal tekkima võiks hakata, siis hakkad neid arvutama ja muutma, et kas nad klappima hakkavad, et sama on tantsuloomisega, et mingid
mõtted keerlevad peas, siis sa proovid need sammudesse panna, proovid ise järgi, leiad neid kombinatsioonid, lähed saali tantsijate juurde, õpetad neile kombinatsioone, vaatad, kuidas tööle hakkab, mõni asi hakkab kohe tööle, mõnda timmid mitu korda veel, enne kui see päris niisuguseks omaks saab. Ja mõne tantsu loomine võtabki kauem aega, teine tants sünnib põhimõtteliselt ühe päevaga. Mitu tantsu peale esitatud tantsuautor oled sa ise? Tänaseks 16 tantsu lausa. Aga nendest 2 tantsu on olnud ka 2 korda peol juba, ehk siis 18 nii-öelda korda, 18 korda, aga 16 tantsu. Ja nendest 16 on 3 siis olnud tänaseks ka finaaltantsud. Et 2011 oli minu tants finaaltants, 2019 ja nüüd siis 2025 peol. Ja lisaks on olnud siis mitmeid tantse meestepidudel, sest ma olen selles protsessis olnud mitmel peol liigijuhina ja samuti mõnel korral võimlemispidudel, kui on rahvatantsublokk olnud ja lisaks siis tõesti tantsitakse ka erinevatel maakonnapidudel väga palju ka minu repertuaari. Kas mõni tants selle aasta tantsupõkavast on sulle eriti südamelähedane ja miks? See on hea küsimus, et kõik tantsud on ju sellised, mis said valitud, mis väga kõnetasid ja tundusid just õiged sellel ajahetkel sellesse kohta. Aga võib-olla siiski tooks välja meie finaaltantsu ise oma, sest üks on see, et ma ta ise lõin sinna, teine on see, et ikkagi sellega oli siuke ärevus ka kogu aeg sees, et see oli täpselt loodud selle peo jaoks, see oli peo sõnumiga, see oli loodud ekstra muusika ja samuti tants ja see natuke, ma pelgas ikkagi, et kas see hakkab tööle väljakul, kas ei saanud mitte liiga raske, kuidas need tantsijad sinna ära mahuvad kõik ja kui ma siis nägin, et see kõik õnnestus, kõik tantsijad nautisid tantsimist, kogu väljak tundus päris ühtlane, väga lihtsa lahendusega panna joonduma kõik üle väljaku. Kuidas sünnib koostöö tantsuautoritega? Kuidas toimub muusika valimine? Selle peokava sai kokku läbi mitmete arutelude, koosolekute, ajurünnakute, ikka jälle uuesti seda tervikkava läbi rääkides. Repertuaar suures osas ikkagi tuli tantsijatelt. Oli ka lugusid, mis ma lihtsalt muusika pakkusin kellelegi või nii-öelda viskasin lauda ja läks käiku. Aga ennekõike jah, see repertuaar sündis sellise pika protsessina, kus oli aega korduvalt ja korduvalt nagu läbi mängida see süžee ja selle käigus ka lugusid ümber vahetada, lühemaks teha, kiiremaks teha, uueks teha, nende järjekorda muuta. Jah, et ütleme selle repertuaari kokku tekkimisel mul nagu paremat kujutluspilti praegu ei ole kui see, et selline, ma mäletan suurt hulka inimesi laua ümber ja loomas nagu sellist ühte kujutluspilti või ühte pidu ja niimoodi tasapisi see vormus, see repertuaar, et ta ei tulnud niimoodi jah, et paneme kohe sukse nimekirja siia ette, need tõmbame maha, need teeme punaseks, need teeme roheliseks, vaid ta niimoodi pikkamisi, niimoodi tasapisi alguses nagu järjest hägusemalt ja ähmasemalt ja siis said paika mingisugused lood, et võt see juba jääb ja võt see on nagu keskne lugu ja siia ümber saab midagi muud luua ja siia võib-olla kõrval oleks vaja mingisugust teistsugust karakterit ja niimoodi. Võt ja siis niimoodi, nagu mõnes mõttes nagu skulptuuri välja raiumine või tahumine, et ta alguses on selline hall kivikavakas ja siis on seal kõik inimesed ümberringi, kes siis hakkavad sealt neid killukesi välja lööma ja järjest üha selgemini hakkab sealt see lõplik vorm tulema, nii et suure koostöö tulemusena. Mis teile sellest tantsupast kõige rohkem meelde jäi? Kas juhtus äkki mõni naljakas seik? Ja kui me nüüd mõtleme jah, seda
seda pidu, mis Kalevi staadionil toimus, siis need olid parajalt sellised kiired ja elevust täis päevad, et järsku oli see, et nüüd on see siis käes ja nüüd hakkab pihta, nüüd ei ole taganeda enam kuhugi. Kas mul sealt midagi naljakat praegu kohe meenub, seda ma isegi ei tea, aga üks selline soe ja tegus tunne sellega meenub ja mina olin ka rollis, mida ma ei olnud kunagi varem teinud ja varem olnud, et minu ülesandeks sai siis nende muusikate õigeaegne käivitamine ja selle süsteemi seal sünkroniseerimine, et nii teleülekanne kui ka siis platsil toimub ja et kõik läheks sujuvalt ja seal midagi toppama ei jääks ja samas, et midagi liiga vara käima ei läheks, et õige muusika käima saaks. Aga ma mäletan seda tunnet, et kõik oli valmis ja tegelikult nagu selle elevuse ja ärevuse ja uudsuse juures oli kõik hästi ette valmistatud. Et ja kui kõik oli hästi ette valmistatud, siis oli nagu ka võimalik tööle keskenduda ja proovida anda endast parim ja ennekõike need naljad või see naljakas või see lõbus osa oli peegeldus tantsijate nägudelt, kui nad tulid sinna staadionile või ka seal treppidel ja seal ümber selle staadioni oli üks selline suur rõõmupidu. Kui varakult algab teie töö tantsupeo ettevalmistustega? No vaat see on nüüd niimoodi, et edas mina üksinda pealavastaja, kes on selle ideekavandi autor, kes valittakse välja pealavastajaks, tema koondab enda ümber assistendid ja liigijuhid. Tema võtab endale abilisi ja terve suure portsu inimesi kõigepealt enda ümber. Ja need inimesed koos hakkavad siis töötama selle ideekavandi täitmisega. Ideekavand võib koosneda ainult 2-3 mõttest, ühest väiksest ideest, aga nüüd see lavastusgrupp, keda see pealavastaja enda ümber võtab, see hakkab siis täitma seda jutustust, ta hakkab tegema sellest tantsupeost ilusat jutustust, eks ju. Nii nagu on, eks ju, algus, finaalid, lõpud, arendus, tegelased, liikumised, et kõik see siis pannakse nagu kokku. Üldiselt läheb tantsupeo ettevalmistamiseks 2,5 aastat. Et see on üldiselt väga pikk protsess, eks ju, ja ja selle 2 aasta jooksul 2,5 aastat isegi toimubki repertuaari otsimine, repertuaari valik, siis seda sõilutakse, siis tõstetakse, mängitakse nagu väikest passantsi, et numbrid liiguvad siit sinna, kuhu see teksti osa, siis vaadatakse üle liigid, eks ju, meil on ju liigid, meil 1000 inimesed liiguvad ühest august teise auku, et nad kokku ei põrkaks, et see liikumine, see terve see logistika oleks hästi loogiline ja samas me peame mõtlema ka tantsija peale, et see tantsija tõesti, kui ta lõpetab seal maratoni väravas, et ta järgmine number ei hakka kohe kellatornist, eks ju. Et sellised asjad tuleb kõik läbi mõelda, eks ju, ja vaadata. On ka tihti sellised rekvisiidid, vahendid, kus neid hoida, kuidas neid hoida, kus need jõuavad platsile, et kõik selline töö toimub siis, ütleme, 2 aasta jooksul tervenisti. Ja kuni me jõuame siis seminaridel, kus me siis õpetame need tantsud ja näitame ette siis tantsuõpetajatele. Ja avame nagu terve selle tantsupeo teema, mille ümber me räägime, mida me tantsime, et jah, see on selline mitte ühe inimese töö, vaid see on kui suur grupitöö. Mis pakub teile kõige rohkem rõõmu ja rahulolu selle juures? Selle töö juures tulemus. Kõige tähtsam on see tulemus. Kui ma näen, et see tulemus tuleb, tahes-tahtmata see tantsu tulemus ei tule ju kohe ja ei tule momendiga, et juba see kehatöö ja tantsimine, see nõuab ju ääretult pikka, väsitavat ja isegi mõnikord sellist üksluiset tööd oma kehaga. On täiesti tavaline, et me alustame jälle selle trenniga, kehatööga, ikka see keha paika panek ja kõik need põhisammud, sa oled ise tantsija, sa tead ju seda tööd, et see on ääretult pikk protsess.
kõige suurem rõõm ongi see, kui ma näen seda tulemust, et kui see noor inimene on tulnud minu juurde tantsima ja juba poole aasta peale ma näen, mis ta tegelikult oli esimene tund ja mis tulemust ta on saanud, eks ju. Et see ongi see tulemus tegelikult on kõige suurem tänu minule. mis on kõige suurem vastutus, mis on teie õlgadel seoses tantsupeo ettevalmistusprotsessiga? No jälle see vastutus, eks ju, jah, minul ja terve selle lavastusbrigaadil on see vastutus. Kõigepealt muidugi see, et repertuaari valik oleks õige, eks ju, et me ei, kuidas ütelda, ei ole üle forsseeritud selle repertuaariga, eks ju, et see repertuaar oleks jõukohane, et see õpetaks, arendaks seda noort tantsijat, eks ju, ja samas ta ei ole selline niisugune, kuidas ütelda, liiga kurnav, liiga tappev. Et see jälle viib sellise motivatsiooni ja tantsurõõmu ära, eks ju. Et ta peab olema just parajalt, peaks olema toneeritud just sellest raskusastmest, õpetus, kõik need asjad kokku. Et see on, eks ju, kõige tähtsam. Teine asi ka see, et kogu see tervik tuleks välja. Tervise vastutus ongi see, et me töötame ju tegelikult, meil on ju tantsijad ja teine on see vaatajad, kes meid vaatama tulevad, eks ju. Ja need vaatajad ka saaksid sellest samamoodi aru, mida me oleme nagu mõelnud, mida me tahame. Tantsuetendus on ikkagi tantsuetendus. Me ei saa seal kõiki sõnadega ära näidata, väga palju asju tuleb numbritega selgeks teha. Muusika, numbrid, laulusõnad. Et need aitavad ka meil nagu edasi viia, et need oleks kõik ilusti korralikult paigas. Et see on see vastutus, et see, mida me tahame, mida me kirjutame, mida me oleme mõelnud see 2,5 aastat või eeltööd teinud, et see kõik kajastuks sellest tantsuprotsessis ka. 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Kõige pingelisem aeg ei ole esinemine, vaid minutid enne seda. Siin räägitakse vähe. Keegi vaatab maha, keegi sulgeb silmad, keegi kordab vaikselt liigutusi. Ärevust ei saa peita. See on kätes, hingamises, pilgus. Ja pole vahet, kas see on esimene või 100. kord. Tunne on sama. See on hetk, mil tants ei ole veel alanud, kuid toimub juba sinu sees. Telgitagused on kitsas ruum, kus tants ei katke kunagi. Siin harjutatakse kottide, seinte ja teiste rühmade vahel. Liigutused on väiksemad, kuid nende tähendus jääb samaks. See on meeldetuletus. Tants ei kuulu ainult lavale. See elab kehas, mälus ja igas korduses. Tantsupidu ühendab eri vanuses ja kogemusega inimesi. Mõne jaoks on see esimene esinemine ja hirm samme unustada tundub tohutu. Mõne jaoks on see aasta töö tulemus ja mõne jaoks on see pikk traditsioon, mis on saanud elu osaks. Lood on erinevad, kuid tunded on samad. Ärevus, ootus, rõõm. On hetk, mida ei unustata. Samm pimedusest valgusesse. Telgitagustes on pool vari ja vaikus. Laval on ruum, muusika ja publik. See üleminek kestab vaid sekundi, kuid sellesse mahub kõik. Ettevalmistus, hirm, lootus ja energia. Just siin muutub sisemine nähtavaks. Samal ajal kui laval valitseb täiuslik sünkroonsus, jätkub telgitagustes elu. Keegi vahetab kiiresti riideid, keegi püüab hinge, keegi jälgib esinemist läbi kitsa pilu. Need on 2 paralleelset maailma. Üks vaatajale, teine päris elav ja ebatäiuslik. Ilma teiseta ei oleks esimest. Ja lisaks oli mul au olla ülikoolis ka Maituga õpilane. Et sain sealt ka tema nii-öelda seda õpetust kaasa ja tunnetust. Et see on see, mis mind on viinud just mulle seda soovi tekitanud, et ma tahan ka tantsupidu luua ja midagi Eesti rahvale anda. Kuidas sa näed, mis roll on tantsupeol eestlaste jaoks? Kas on meelelahutus või traditsioonide elus hoidmine? Eks ta on ikka mõlemat. Et sest see on ju pidu, mida väga oodatakse. Pidu, kus saab üheks kõik, mis on meile kallis. Et ja kõik, mida me südames kanname. Et me tuleme kokku, meil on parimais rõivis, eks ju, meil on kõik heas tujus ja me oleme väga erinevad, aga seal me saame kõik üheks. Nii tantsu kui laulupeol.
ja ma tahan loota, et see ühtekuuluvustunne, mida me tantsu- ja laulupidudega loome, et see ongi tegelikult see tunne, mis hoiab meid ikka ja jälle koos ja vaba rahvana. mida sa soovid, mis sõnumi publik tantsupeolt kaasa võtaks? Tead, kõige olulisem oli mulle selle 21. tantsupeoga jagada elurõõmu, andmisrõõmu. Ja seda, et kas või see oli ühel või ainsal päeval kõigi süda võiks rõkata korrakski rõõmust, kui ta vaatab seda pidu või tantsib seal peol. Et eriti vaadates seda, mis meil ümber täna toimub, et siis ma tundsin, et on vaja midagi, mis teeks korraks inimesed rõõmsaks. Et nad saaks unustada kõik, mis muu on. Siis me jutustasimegi ju selle peoga ise oma lugu. Rääkisime sellest, mis on meile endile oma ja oluline, et meie Eestimaa on nii väike, meid on vähe, aga samas on väga oluline, me hoiaksime kokku, hoiaksime üksteist, sest nii nagu meie Eestis on kõikides piirkondades väga erinevad tavad, kombed, murdekeel, traditsioonid, tantsud, laulud, mängud, me oleme nii erinevatest nurkadest saanud nii palju erinevaid mõjutusi, siis sama erinevad on tegelikult ju ka kõik meie inimesed meie sugupõsades. Et kui igalühel on seal oma kindel koht ja roll kanda, ja sellepärast me ka lõime sellise kontseptsiooni ja tegime sugupõsa kokkutuleku. Et panna inimesi märkama, et kui olulised on tegelikult inimesed meie kõrval. Et meie juured, meie kallid sugulased, et mida sügavamal maapõhjas on meie juured kinni, seda rohkem me ju oleme siin oma eestluses. Ja samuti see, et kui me märkame ja hoiame üksteist, siis oleme me ka tugevad koos. Et üksi ei tee ju midagi ära. Ikka hea meeskonnaga. Kas tantsupeo lavastamisel või varem seoses sinu tööga on ette tulnud naljakaid olukordi? Pigem ei ole, ma arvan. Ja sellist midagi, mida nii väga mäleta või meenutada, sest ma lihtsalt olen nii korrektne ja perfektsionist, et ma valmistan kõik oma asjad väga täpselt ette ja mõtlen väga läbi, mida ma teen. Ja siis see mul nagu üldjuhul toimib ka, et sellest mul ei ole selliseid nagu koomilisi apse või mida oleks nagu hea naljaga meenutada ise ka, et pigem ei ole, et on olnud mitte minust sõltuvaid asju, jah, et tuleb proovi alustama näiteks ilma helita, seepärast et ennem sadas vihma ja elekter läks ära ja ka proovi aeg kestis, hakkas peale, mul olid noorte segarühmad, praegu ei mäleta, mis tantsupidus oli, aga noorte segarühmad olid prooviväljakul, vist Kuristiku gümnaasiumi staadionil ja jagasin liigiühte või assistentidele ülesanded ära ja asusime tööle, nii et kõik toimetasime ja saime tegelikult mingid joonist juba paika sinna maani, kuni meil hakkas siis nii-öelda see elekter uuesti toimima ja saime muusika ja mikrofoni tööle. Aga see on niisugune praktika, mille teed ära, mis on meeste peol oli, et ei olnud helitehnik kohale jõudnudki muusikaga, aga jälle prooviajad üldiselt on lühikesed ja liiga palju neid ei ole, et tuleb sealt teha, et või eelproovis oli väga tore ja armas, kui üks rühm tantsis ja tantsisid kogemata meie nii-öelda siis hindajate laua otsa, kohvitass kukkus ümber, meil oli seal natuke koristamist küll, aga ma isegi ei mälesta, ikka juhtub, eks ole, läksid lauale vastu, ring läks suureks ja kui tantsupidu siis lõppes ja oli pärgade kaela panemine ja tänamine, siis see noormees jooksis kohvitopsiga. Ja ütles, et vabandust, ma ajasin teile kohvi ümber, et ma tõin teile selle nüüd tagasi, et väga äge pidu oli ja aitäh teile, on. Ja mul on väga piinlik, ja ma teie kohvi niimoodi ümber ajasin, on. Ma isegi ei mäletanud seda enam, et siuke lihtsalt võiks südant soojendav siuke hetk, et kuidas jääb võib-olla inimestele tegelikult mingi detail meelde või hinge, et tõesti armas ja mina nüüd tänu sellele mäletan seda lugu kogu aeg, eks, et aga see ei ole nagu tööst, see ei ole nagu selle töö või selle lavastamisega seotud, eks see olukord, et. Kas oli mõni lugu tantsupäev muusikalisest repertuaarist, mis on teile eriti südamelähedane? Vot sellega on nüüd nii, et nad on kõik ühtemoodi südamelähendased ja veidi nagu oma laste seast lemmiku valimine. Mul on, kui ma seda repertuaari mõtlen või vaatan seda nimekirja, siis on küll iga looga on see tunne, et ma tahaks sulle iga loo kohta natuke rääkida, et kuidas see tuli või kuidas me selle bändiga kokku leppisime või kuidas selles loos oli vaja midagi lühemaks teha. Või näiteks olid väga meeldejäävad mõned stuudiosalvestused, kus me salvestasime uut muusikat.
kus tantsujuht oli ise kohal ja tantsis koos pillimehega. Nii et sellist ja kui siin selle tantsupeo puhul on räägitud või arutletud ka selle üle, et ei ole olnud elavat muusikat staadionil, siis ja kasutasime fonogramme, siis minu peas sündis selline mõiste nagu elav fonogramm. Et siis kui meil on elav muusika, meil võib olla ka elav fonogramm ja see on väga oluline, et see fonogramm oleks elav ja sellega meenub mulle küll sellised hetki stuudios, kus tõesti pillimees mängis niimoodi, et tantsulooja oli seal kõrval ja tantsis, et see lõi neid elava fonogrammi hetki. Nii et jah, et pigem on iga looga seal repertuaaris on mingisugune oma lugu ja omad mälestused, aga ütleme, et kui see finaal seal ikkagi kätte jõudis ja ise oma lugu kogu selle massiga seal kestis ja see kogunes ja see kogunes ja see kogunes ja lõpuks jõudis sinna kulminatsiooni, et siis oli selline hea ja kerge tunne, et näed, et tore on siin tantsida. Mis peaks teie arvates tegema, et säilitada tantsupidude traditsiooni? Jaa, et säilitada tantsupidude traditsiooni on kindlasti minu meelest oluline see igapäevane töö, see, mis toimub iga nädalaselt kohtades üle Eesti, proovisaalides või prooviruumides, et tantsitaks, tuldaks kokku ja et seal kasutataks elavat muusikat sellises väikses kogukondlikus kohas, kus on see nagu väga loomulik ja elav. Et see selline igapäevane töö, mulle tundub, igapäevane rõõm ja vajadus tantsida ja kokku saada on see, mis seda nagu rohujuure tasandil peaks kandma. Aga veel, mis seda traditsiooni aitab elus hoida, on see elav ja isiklik kogemus. Ja kogemus tähendab seda, et sa kas tantsid või sa käid tantsupeol pealtvaatajana. Et võib-olla telekast vaadates või kuskilt meedia vahendusel fotosid vaadates, ma arvan, see ei anna piisavalt tugevat elavat kogemust, mis seda traditsiooni edasi annab. Aga see, kui sa sellega ninapidi kokku puutud, see on see, mis aitab seda traditsiooni elus hoida. Ja ma räägin seda puhtalt omast kogemusest, et enne seda muusikajuhi tööd minul ei olnud tantsupeoga tugevat isiklikku ninapidi sees olevat kogemust, ma ei olnud ka seal staadionil käinud vaatamas neid pidusid. Aga kui see protsess algas, et siis ma käisin noortepidu, eelnevat sildade pidu vaatamas ja nüüd ma tunnen küll, et ma olen teine inimene pärast seda ja minu suhe tantsupeoga on selline, mis seda traditsiooni aitab edasi kanda just tänu sellele, et ma olen saanud isikliku kohalolu kogemuse, küll mitte tantsijana, aga seal staadionil publikuna olles. Kas on mõni naljakas või teile eriti eredalt meelde jäänud lugu või seik, mis vääriks rääkimises? Kindlasti neid seiku ja neid lugusid on olnud seal hulgina, aga mulle ikka meenub see esimene lugu, kui Mait Tago andis mulle siis liigi ja ma olin liigijuht ja liigijuht peab tegema siis ilusad joonised. Nii nagu on lilled ja vastavad, mis siis sinna platsile tulevad. Et jah, selliseid juhtumeid on olnud ja need on väga huvitavad
ja meenub mulle kohe esimene, kui olin esimene või see oligi esimene tantsupidu kindlasti, kui Mait Tagu andis mulle liigi. Ja liigi juht teeb siis ilusad joonised, nii nagu sa oled näinud tantsupäeval, ja rahvas näeb, on need ilusad joonised. Ja mina tegin ka siis need ilusad joonised, lilled ja liblikad ja majad ja niisugused oli. Ja Mait Tagu kutsus mind siis enda juurde ja ma näitan siis suurest õnnest, näitan talle ilusad joonised ette, et ilusad, ma olen ise nii vaimustuses. Tema paneb käe ühe ringi peale, küsib, et mis selle ringi diameeter on? Mis selle ümber, palju siin rühmi on? Ja siis ma sain aru, et Madjukene, sa oled kõik valesti teinud. Kõik see on ainult matemaatika. Absoluutselt. Nii kui sa hakkad jooniseid tegema, hakkad sa kolmnurki arvutama, ringi ümber mõõtu, diameetreid, meetreid. Nii et see on ainult puhas matemaatika. Et see oligi hea, ma läks minna ilusa pildiga ja tuleb välja, et ma pidin kõik uuesti tegema. Teine ilus juhtum oli see, kui ma olin Mait Tagu assistent, ma ei olnud veel liigijuht ja me sõitsime mööda platse, meid tutvustati, me ka siis kummardasime ja me olime noored poisid siis veel ja Mait paneb siis meid mina olin assistent ja pidin olema siis maratoni väravas. Ja ennem tantsupidu ta annab mulle siis sellise paksu papka jooniseid. Ma nägin esimest korda möödnud neid näidud. Mis on see, mis te sooviksite öelda neile, kes ei tea, kui suur töö selle taga tegelikult on? Ma arvan, et nad ei peagi teadma, kui suur see töö on. Parem tulgu nad seda tulemust vaatama, kõige tähtsam on tulemus, eks ju. Et kui me vaatame ka eritajad, maja eritajad, ta paneb veel laob telliskivi, meil on tähtis see maja, mida ta ehitab, eks ju. Et see tulemus, see meid. Nii on ka meil, et eks ju ei pea teadma, see töö nõuab higi, pisaraid, vaeva, nuttu. See on raske töö. Aga ma arvan küll, et inimesed ei pea seda nägema. Nad ei pea seda, nad teavad. Niikuinii teavad, enamus inimesi teavad, et see on raske töö. Saavad, eks ju. Kui palju tuhanded võtavad selle eest osa, kui palju lapsevanemad saadavad oma lapsed iga õhtu, eks ju, tantsutrenni. Emad, isad, vanaemad, sõbrad, nad teavad seda tööd, eks ju. Aga tulge varem tantsupeole ja nautige seda, mis on valmis projekt, mida me oleme teinud teie jaoks, eks ju. Mida sinu sõber näitab sulle, mida laps näitab sulle, eks ju, tantsi. Et see on võib-olla kõige tähtsam see. Kui esinemine lõpeb, tulevad emotsioonid pinnale, naer, kallistused, vahel ka pisarad. Keegi istub väsinult põrandale, keegi jagab muljeid, keegi lihtsalt vaikib. Sel hetkel ei ole enam oluline, kui täiuslik kõik oli. Oluline on see, et sai läbi elatud. Kui pidu lõpeb, tühjenevad telgitagused taas. Hääled kaovad, kostüümid pannakse kokku, tuled kustuvad. Aga ruum on juba teine. Sinna jäävad nähtamatud jäljed, liikumised, emotsioonid, sadade inimeste energia. Tantsupidu kestab vaid mõned tunnid. Telgitased palju kauem. Telgitagused ei ole lihtsalt tehniline ruum. See on tantsupeo süda. Just siin sünnib see, mida vaataja näeb kergusena ja iluna. Lava maagia on nähtamatu töö, emotsioonide ja inimlike lugude tulemus, mis peituvad kulsside taga. Ja võib-olla just see tõttu puudutab see nii sügavalt, sest see algab seal, kus seda peaaegu keegi ei näe.